No niin. Tere tulemast siis uuriatundi. Jah, siin ka koha peal juba tekitas küsimusi, et mis selline pealkiri müstilist meetrikat. Ma pean kohe alguses tunnistama, et mul on halb komme kirjutada mingisugune tekst ja siis enne kirjutamist anda sellele tekstile mingisugune pealkiri. Ma ei mõtle üldse selle peale, lihtsalt kirjutamise esimesena nagu tuleb meelde. Ja siis ma kirjutasin, et millest ma räägin täna. Saatsin siis meie turundajatele ja siis hakkasin lugema igast meililistist, sotsiaalmeediast, et on olemas uurijatund müstilised meetrid. Väga huvitav väike avastus. Aga siis, kui ma hakkasin seda ettekannet tegema ja ma hakkasin mõtlema, et milline see ettekanne peaks olema, siis päris kiiresti mulle selgus, et kuna kuulajatena on kindlasti erineva tasemega genealoogia, suguvõsa-uurijaid, siis ma tahaksin teha sellise ettekande, mida ma oleksin ise tahtnud kuulda 2 aastat tagasi, kui ma ei teadnud mitte midagi õigeusumeetrikatest. Ja selle taustaga siis mul hakkaski üha rohkem ja rohkem meeldima see pealkiri müstilised meetrikad. Midagi sellist oli kunagi 2 aastat tagasi. Ja, no nii. Ja nüüd midagi ei liigu. Okei. Ja hüppame kohe ajalukku sisse. Ehk siis, kui lugeda kirjandust õigeusumeetrikate ajaloost, siis kohe esimesena visatakse selline faktinopp Peeter I ukaas 14. aprill 1702, kus siis ukaasiga hakkas, mis see ukaas näitab sellist esimest reaalselt poliitilist tahet hakata kirikus käijatest statistilist materjali koguma riigi jaoks. Aga 1702, 14. aprill, 4 kuud tagasi toimus Lõuna-Eestis Erastvere lahing, suur põhjasõda oli käimas, Poltava lahingusse oli veel ikka pikad aastad veel minna, rääkimata lõplikust rahust 1721. Ja nii siis Peeter I ukaas küll kindlasti üle Venemaa ei veel kehtinud. Ja kirjandusest üldiselt õigeusumeetrikatest väga vähe on kirjutatud eesti keeles. Aga kuna tegemist ongi selliste vene allikatega, siis seda puudust asendab väga korralikult venelaste uurijate tööd. Ja siin üks, mida ma lappasin, siis on Dmitri Antonov ja Irina Antonova selline 2006 ilmunud suurem käsitlus just sellest allikast, ühest allikast, kena, väga põhjalik teos, umbes 300 lehekülge. Ja sealt ma pidin ka siia siis etenduse panema kaasa autorite tekitatud periodiseering meetrikate ajaloost ja autorid on siis pannud need meetrikad umbes kuude kategoorias perioodi. Et esimene periood umbes 1666-1722 kirikuraamatud, neid juba kirjutatakse, nad on juba olemas, aga nad ei oma mingit tähtsust. See näitab pigem preestri hoolsust, aktiivsust, aga mitte midagi rohkemat ja nende säilitamise üle ei ole mingisugust korraldust ja nad on olemas, aga väga harva on säilinud, ma ei tea, kas üldsegi. Autorid on kasutanud selle perioodi kohta tühi periood. Põhjasõja lõppedes samal aastal 1721 Peeter I üks reforme oli ka kirikuelu uuendamine. Ja siis ta lõigi kohe Rootsi näitel vaimulike kolleegiumi, mis kohe siis vahetas nime tänapäeval juba natuke paremini tuntud nimeks, ehk siis Püha Valitsev Sinod. See on suurem kirikukogu, mis korraldas kõiki õigeusu maailmas
toimivaid asju. Mina teoloog ei ole, ma ei tea täpselt, kuidas see pool käis. Aga päriselt siis selliseid meetrikaid tõsiselt hakatigi siis kogudustes looma, ongi siis 1722 ja teine periood ongi siis selline perioodi nimi oli ilmselt vist haprad esimesed sammud, midagi sellist, kus neid tehakse, aga nad on veel natuke ebaühtlased ja jälle halvasti säilinud. Kolmas periood, 1775-1837, sellel perioodil 18. sajandi teisel poolel hakkavad siis õigusemeetrikate nende tähtsus tõuseb. Nende tähtsus tõuseb just riiklikus elus. Ehk siis ilmselt see, mida kiriku raamatusse pandi, see ka juba kehtis õiguse ees. Selline ilmselt oli seaduslik periood. Ja see mõju kirikuraamatute püsisid sama mõjukana, aga 1837 muutub siis nende meetrikate struktuur ja sisu. Ehk siis 1837 hakatakse koguma rohkem informatsiooni. Ja siin on näide, siin on siis ühel pool on sünnimeetrikat kuni 1837 ja siis pärast 1838. Ja nüüd siin on nüüd ainult üks lehekülg mõlemast allikast, aga nüüd hakatakse rohkem informatsiooni koguma. Ja nüüd see hilisem sünnimeetrika näidis, see struktuur püsibki sellisena nii kaua, kuni neid õigusemeetrikaid kirjutatigi. Nimelt 1917 tuleb revolutsioon, mis ei ole vägagi kirikuseaduslik revolutsioon. Ja seega tekib see ebastabiilne periood, kus nii kirikuid kaob ja ka selliseid repressioone kirikutegelaste vastu ja siis jälle tekib selline ebaühtlus kirikumeetrikates. Ja 1920 edasi oli ilmselt nimetus passiivne periood, kus nad lakkavad nagu olemast. Osad kogudused jätkavad nende loomist, aga päriselt riik on juba võtnud selle kodanike registreerimise enda kätte. Kirikul ei ole enam selles asjas mitte midagi tegevust. Ja mulle kohe on üks. Siin on nüüd ilmselt mingi slaid ära kadunud, aga pole hullu, saame hakkama ka ilma. Mis on see shortcut full screen'il? 5. Jah, aga tegin ka väikse Eesti ajaloo mõttes meetrikate perioodiseerimise. Ja Eestis ilmselt siis hakatigi neid pärast põhjasõda nendega tegelema. Kõige varasemad õigusemeetrikud, mis avalikes arhiivis säilitatakse, on 1740-ndatest. Ehk siis kõige varasem on 1941 Narvast ja 1740-ndatest on veel allikaid nii Tartu, Tallinna, ja ilmselt ka veel Haapsalus. No aga see on veel periood, kus siis õigeusumeetrikates olev rahvastik on peamiselt Eesti ja Liivimaal olevad Vene sõjaväelased ja linnaametnikud või riigiametnikud üldiselt. Ja kolmas periood on siis Eesti mõttes hakkab aastast 1841, nimelt siis hakkab suur sotsiaalne liikumine Liivimaa talupoegade liikumine õige usku. Ehk usuvahetusliikumine
mille käigus siis kümneid tuhandeid talupoegi läksid siis, vahetasid kirikut, tähendades, et nende arvestamine, nende registreerimine siirdub siis Luteri allikatest õigeusu allikatest. Ja siis 1880 sama toimub ka suuremalt Eestimaal kubermangus ja see periood siis lõpeb aastal 1918. 1918 Eesti iseseisvudes õigeusu kirik ka iseseisvub ja meetrikates see tähendab seda, et kõik muu püsib samana, aga eestikeelsetes koguduste meetrikad muutuvad eestikeelseteks. Ehk siis, kes vene keelt ei oska, siis on lihtne saada aru, mida need varasemad meetrikad, mis seal loeb, kui lihtsalt vaadata hilisemaid eestikeelseid meetrikaid. Sisu on sama, struktuur on sama, aga ilusas eesti keeles. 1918 on ka selles mõttes huvitav aasta õigeusu meetrikate osas Liivimaal, sest sellel aastal kirjutati meetrikaid 3 keeles. Nimelt ka pärast iseseisvumist 1918 Vene koguduses, kus oli põhiliselt venekeelne elanikkond, nad ikka jätkasid, seal ikkagi jätkus meetrikate pidamine vene keeles, aga näiteks 2 Saaremaa koguduses, üks oli Pärsamaa ja teine oli vist Muhul, teine nendest. Saaremaal, Pärsamaal ja Muhul on siis 2 kogudust, kus pool aastat kirjutati õigeusu meetrikaid saksa keeles, saksa okupatsiooni ajal. See huvitav väike fakti teadmine. Ja see periood siis jätkub kuni aastani 1926, kui siis Eesti riik võtab siis selle elanike registreerimise enda kanda ja kui vaadata õigeusu meetrikaid aastast 1926, siis väga mitmes kohas 1926. aasta meetrikad algavad nagu tavaliselt, aga siis seal juuni-juuli paiku nad lihtsalt lõpevad. Ja sellest siis hakkas riik võttis nagu selle elanike registreerimise arvude kontrolli enda kätte. Aga samal moel siis koguduse tublidusest või tahtest alati, kuni ma tean vähemalt veel 50-ndateni pärast sõda. Ja viimane periood, mida ma siis siia joonistasin, algab siis aastast 1926, kus siis õigeusu meetrikat, nende loomine ametlikult lõpeb, aga siis hakkab nende pikk ja vaevaline tee arhiivides. Ja siin just säilitusosakonnast meenutatigi, et alles siin hiljuti Rahvusarhiiv tegeles õigeusu koguduste materjalidega, dokumentidega, mis olid veel täitsa alles, nii üks oli kirikutornis ja teised leiti garaažist. Ja neid materjale on siis siiamaani ilmselt 100 aastat ka vaikselt siis avaliku arhiivi tilku. Ja kindlasti selline ka üleskutse kõikidele, kes kuulavad, kindlasti siin koha peal ja seal kuulab ka paljud inimesed erinevatest ilusatest Eestimaa kohtadest, siis tublide suguvõsauurijatena ei tee halba, kui võtta ühendust näiteks lähima õigeusu kiriku tegelastega, haldajatega ja vaadata üle, et kas seal
oleks veel midagi, mis oleks arhiivi säilitamiseks tuua. Sest ega dokumentide säilimine ei ole väga efektiivne, kui nad on kuskil burningul või garaažis. Nonii. Jah, lähme siis lõpuks sinna asja juurde ka. Ja esimesena ma kohe mainin seda, et see uurijatund salvestatakse. Ehk siis kohe näen, siin on mitmed vihikud läksid praegu lahti ja kodus on kindlasti ka kõigil vihik lahti. Selle vihiku võib kindlasti rahulikult kinni panna ja hiljem siis rahulikumalt üle vaadata, sest mul on ikka komme palju asju, peab kohe selle kõik ära uuristama. Aga jah, siin on nüüd ilmselt ikkagi, siin on midagi täiesti valet pidi. Väga huvitav. Nonii. Täitsa suvaliselt on mingid slaidid jäänud vahele. Aga ega see meid ei takistan. Kõige tähtsamad õigeusu allikad suguvõsa uurijatele on kindlasti sünnimeetrikad. Ja sünnimeetrikad on sellised kenad suures köites raamatud, kus on esimene osa, käsitleb sünde, kes on sündinud selles koguduses. Abielu on teine osa, see on keskel, kes abiellusid ja kolmas on surm. Ja lisaks on olemas ka meetrikate lisaks abiellujate nimekirju, abielueelseid dokumente ja väga huvitav allikaliik on ka usuvahetajate nimekiri. Aga alustame meetrikatest. Üldiselt sünnimeetrikatest. Sünnimeetrika on natuke selline eksitav nimi. Õigemini seda võiks öelda ristimiste meetrikaks või ristimiste raamatuks, sest sündide lisaks märgiti sünnimeetrikasse ka kõik ristimised. Ja ristimine, nagu me teame, ei ole sama asi kui sünd, ehk siis kui kõiki sündijaid ristiti, siis ristimise sakramendist võtsid osa ka usuvahetajad. Ehk siis kui lugeda vanu sünnimeetrikaid, siis on täitsa tavaline, et seal ühe sissekandena loeb, et inimene 45 aastat vana on sinna märgitud sündinuks. Kes sünnib 45-aastasena? Ainult usuvahetaja. Ta on sündinud uude usu. Ilusasti öeldes. Ja sünnimeetrikatega on see hea lahe asi, et nad on ka seotud ka kuidagi abielumeetrikatega. Ja see on tähtis, kui me tahame neid meetrikaid hästi kasutada. Nimelt, kui me vaatame üle-eelmisesse sajandisse, siis peame panema need dokumendid oma ajastu raamidesse. Ja mis tähendab seda, et üks selline väga halb asi oli ebaseaduslikud naised. Mitte nüüd kõige rõvedamas mõttes, vaid ebaseaduslikud lapsed. Ja, suur vahe. Ebaseaduslikud lapsed. Ehk siis laps pidi õige kombe kohaselt sündima nii isale, olemas kõrvalole isale kui emale. Ja see tähendab, et ühiskonnas välditi väga palju selliseid sünde, mis juhtusid väljaspool abielu. Ja nüüd tuleb see seos abielumeetrikaga. Ehk siis, kui on teada perekonna vanim laps, siis võib huvi pärast vaadata abielumeetrikatest kuni viimase 9 kuu jooksul, kas on juhtunud abielusid. Ja minu kogemuse järgi see on üllatavalt töötav süsteem. Ehk siis, kui on teada vanim laps, siis on teada ka, et abielumeetrikates võib juhtuda, et on 9 kuu jooksul enne sündi ka abielu. Ja abielumeetrikates, nojah, nüüd läheb natuke vales järjekorras, aga lõpuks on kõik informatsioon ikkagi lakke visatud. Abielumeetrikatest.
Nad on ülimalt olulised just naiste uurimiseks. Nimelt, kui sünnimeetrikates on kirjas vanemate andmed, siis seal on päriselt kirjas isa andmed ja ema nimi ja isa nimi. Kui me naise perekonnanime ei tea, siis see teeb ju suguvõsa uurimise selles liinis ju täiesti võimatuks. Aga kui me saame selle lapse sünni või üldsegi selle lapse eksisteerimise seostada sellele eelnenud abielule, siis me leiame abielumeetrikast, seal on ilusasti kirjas nii mehe andmed, kust ta on pärit, mis on ta nimi, mis on ta usutunnistus, kõik on seal, mis on ta vanus, kõik seal olemas ja sama kehtib ka naise kohta. Et naiste tuvastamiseks, just emaliini uurimiseks on abielumeetrikad ülimalt olulised. Ja tõesti, abielumeetrikat saab ka sellise umbkaudse sünniaasta, ehk seal on täitsa vanus kirjas, peigmees 32, pruut 31, ei saa ka arvutama, mis see sünniaasta võiks olla. Ja siis me saame ju nende abiellujate sündi jälle just selle ajaga tagasi minekuga viia sünnimeetrikatesse, kus me leiame nende sünni ja kui me leiame nende sünni, me leiame nende vanemad. Ja siis prooviks teha seda ringi üha kaugemale, nii palju kui lihtsalt ajas või. Selles mõttes õigeusumeetrikat on selline suletud ring. Ehk siis kõik usku liitumised, sünnid, abielud, surmad, kõik on idee poolest meetrikatesse märgitud. Ainuke, mis selline takistav tegur võib-olla on see, et kui hästi need dokumendid säilib. Et kas need on üldsegi näiteks saagas olemas digiarhiivis. Ja nojah, siin on nüüd see järjekord tähtis. Okei. Täiesti veider. Nojah, siin on kaubandus, me võtame natuke täises järjekorras, aga jah, abielumeetrikad on siis meetrikaraamatu keskosas nii-öelda, kui on ainult üks aasta. Ja nad näevad siis selliselt välja, et ongi näiliselt palju andmeid ja mida ma tahaksin kõikidele uutele uurijatele öelda, mida ma oleksin tahtnud ka 2 aastat tagasi ise ka kuulda, et õigeusumeetrikate kasutamiseks on vaja ainult väga vähe vene keelt. Kõige tähtsam on lihtsalt teada, millest need lahtrid, mis seal üleval on, millest ta räägib. Ja vaatame. Siin ma olen siis võtnud selle abielumeetrika, selle esimese lehekülje vasakul pool, selle siis nii-öelda kirjutan lahti. Ja siis ongi abielumeetrikates esimene lahter räägib, on selline abielude arv, räägib siis, see on rohkem mõeldud siis koguduse preestrile, et lugeda lõpuks, mitu abielu on aastas tulnud. See on jälle midagi, mida saab siis jälle ülematele raporteerida. Teine, palju tähtsam meie jaoks, ehk siis kuu ja päev, millal abielu toimus. Siis tuleb peikmehe seisus, nimi, isa nimi, perekonnanimi ja usutunnistus ja mitmes abielu. Siin ma olen nüüd lihtsalt proovinud kuidagi tõlkida need lahtrid, aga nendes lahtrites, kus on kõik see peikmehe või see seisus, nimi, isa nimi, perekonnanimi ja kõik need, siis seal on ka alati olemas ka päritolu, et kust ta on pärit. Ja see on ka ülimalt tähtis, kui me tahame edasi jõuda, kas edasi või tagasi. Ja siis siin ongi täielikud, väga head andmed siis abiellujate kohta, nagu sai just varem räägitud. Ja teine pool ongi siis, kes suuritas sakramendi, ehk siis vaimuliku nimi, kes olid tunnistajatena ja siis vabatahtlikud märkused, et on käinud. Seda meetrikates väga vähe olen.
tavaliselt see on tühi lahter. Siin on siis vajadusel hiljem lihtsalt mingeid märkuseid kirjutatud, kui on näiteks lahutatud või midagi sarnast. Surmamäärlikad. Mul on selline kuri kahtlus, et sünnimäärlik on täiesti kadunud siit. Vist on jah. Surmamäärlikatest. Surmamäärlikatega on see, ma alustan halvast poolest. Surm on ebakindel. Väga harva sellest on abi, kui me nagu üldiselt vaatame ka abielusid ja sünde. Vahel ikka juhtub, et on teada näiteks perekonna pärimuses, et vanaisa suri 2 aastat pärast abielu. No nii, see on täpselt selline informatsioon, mille põhjal me saame lihtsalt liikuda umbes sinna surmamäärlika aasta poole, millal see oleks. Siis on mul ka juhtunud, kui ma olen sünnimäärlikaid sirvinud, üks päev juhtus, kus sattus 2 sissekannet erinevatest kogudustest, kus isaks oli märgitud keegi inimene ja märge, et ta oli tapetud. Ja jälle me saame nagu seostada selle, nagu, et ta pidi ikkagi 9 kuud enne sündi veel nagu elus olla. Ja sellist nagu surmamäärlikat välja. Ja siin ma olen ka proovinud midagi sarnast teha, mis abielumäärlikatega, ehk siis need lahtrid välja seletada. Ja tundub, et siin on tõesti see esimene lehekülg. Ja jälle, esimene lahter on lihtsalt jälle arvestuslik. Kui kõik surnud on aasta sees kirja pandud, on lihtne koguduse köstrid või preestrid panna see arv sinna, mitu naist on surnud, mitu meest on surnud aasta jooksul koguduses. Järgmine kuupäev, siin on 2 kuupäeva, ehk siis esimesena on surm ja siis matmine ja siis jälle pikem kirjeldus surnu päritolus, seisus, nimi, isanimi, perekonnanimi. Ja surnu vanus ka, ehk siis jälle selle surnu vanuse kaudu jälle, kui inimene on sündinud õige usku, siis selle surnu vanuse kaudu on jälle võimalik leida selle umbkaudne sünniaasta. Ja teisel poolel on siis väga huvitav alati surmapõhjus. Surmapõhjus on seal kenasti tavaliselt küll väga lakooniliselt kirjas, kes olid tunnistajad ja kes matsid ja kuhu majatud. See on ka selline huvitav informatsioon, kus vahel juhtub ka üllatus, et ei tea kuhu keegi on majatud. Ega siit kuskilt nagu sünnimärgid ka nagu pole võtta. Et siis ma räägin lihtsalt üldiselt. Sünnimärgikate puhul on ka täpselt samamoodi. Algab jälle arvestusega. Siis on 2 kuupäevade lahtrid, kus on siis märgitud sünd ja siis ristimine. Siis on sündinu nimi, siis on vanemate andmed, lapse vanemate andmed, siis on tunnistajad ja siis on veel vaimulikud ka, kes seal kohal olid ristimas. Ja kui sünniaeg on tühjaks märgitud, siis see tähendab üldiselt ristimist. Sündide lahtrisse on ka vahel lihtsalt kirjutatud mingi aastaarv näiteks või kuupäevad 1860 sünnimeetrika, siis seal sünni juures loeb 16. august 1823, siis jälle viitab sellele, et on vahetatud usku, ehk siis ristitud vanemini. Ja siis selline üks mulle meeldib pihiliste nimekirjad. Ehk siis armulaual käijate nimekirjad, see on allikalik, mis mulle isiklikult on meeldinud.
sest neil on natuke sarnasust hingerevisjonidega, kes on natuke hingerevisjonidega töötanud, siis see struktuur siin on umbes sama või see infoväli on umbes sama, mis sealt saab natuke kehvem, küll siin nagu talunime ei ole näiteks. Aga siin ongi siis põhiliste nimekirjad, ongi siis, kuhu on kirjutatud siis preestri poolt kõik, idee poolest kõik koguduse liikmed, perekondade kaupa, järjekorras vaimulikud esimesel leheküljel, siis tähtsamad kodanikud ja siis lõpuks on siis suured listid, suured nimekirjad talupoegade nimesid. Just perekondade kaupa. Et siin see esimene lahter, kus on numbrid natuke suuremate vahelega, just näitab seda perekondlikku seost. Ja põhiliste nimekirjadega on see hea asi, miks ta mulle meeldib, on see, et kui ma ei ole kindel, kas esivanem on või see perekond on just selles koguduses kirjas, siis kui ma lappan lihtsalt neid põhiliste nimekirju ühe aasta võrra näiteks, siis kui ma leian sealt selle nime, siis ma saan selle kindluse, et mitte ainult kindluse, ma saan selle kindluse, et see perekond on selles koguduses kirjas. Ja teine on see, et siin on ka, kui need on perekondi kaupa pandud, ma saan teada kõik need kohal olnud pereliikmed ja nende vanused. Ja jälle, kui on vanus käes, siis saab umbkaudselt neid sünniaastaid arvutada. Kindlasti vahemärkusena olgu öeldud, et osad on natuke vanemad, osad on natuke nooremad inimesed. Et kui kohe ei leia nagu nii-öelda õige aasta juures seda inimest, kes on siin näiteks 62-aastane, siis tasub ikkagi selline +–5 aastat ka veel edasi otsa. Selline huvitav allikaliik on ka, ta on väga hästi ka meil digiteeritud, on abielueelsed dokumendid, need on ka erinevaid vorme, siin on siis tunnistused, siin on siis Lõuna-Eestist Haanjast hõikamise täht, ehk siis kuulutus, teadaanne, et peikmees see ja see, mõrs ja see ei ole suguluses ja keegi ei ole selle tulevase abielu vastu. Ja just selliseid tõendeid kirjutatigi just segaabielde puhul. Ehk siis sellised on, kus üks osa abielujatest on siis luterlane ja teine osa õigeusklik. Ja siis on ka sellist uhkemat dokumendid, kus on siis ka kirjas, millal on siis abielu toimunud, kes on peikmees, kes on pruut ja tunnistajad. Lisaks on ka seal osapoolte nimekirjad ka dokumendi lõpus olemas. Aga selles mõttes nad on selline boonus võib-olla suuremalt osalt. Nimelt see sama informatsioon, olgugi et väga kokku panduna, on ju abielumetrikates täitsa olemas. Et kui me vaatame, see oli vist Laanemetsa kogudus Lõuna-Eesti 6. november 1883, abielumetrikatest leidub see sama abielu. Nüüd selle perekonna liikmena võib-olla ma tunneksin suurt uhkust, et ma näen ka sellised suuremat dokumenti, kus on lahti kirjutatud see abielu ja kus on ka siis osapoolte nimekirja. Aga üldiselt need peaksid olema ka abielumeetrikates täitsa kirjas. Juhul, kui meetrikad pole säilinud, siis ongi sellised abielueelsed dokumendid ainuke viis, kuidas neid abielusid siis tuvastada.
Enamasti on küll nii, et kui meetrikat ei ole säilinud, siis ei ole küll midagi muud ka säilinud. Aga neid erandeid on küll. Ja siis usuvahetajatest. Nagu sai öeldud, siis usuvahetajad märgiti ka üles sünnimeetrikates. Ja see tähendab, et sünnimeetrikat koguduse algusaastatel, suurem osa kogudusest loodi ju sel põhjusel, et oli korraga tekkinud väga palju õigeusklikke millegipärast. Ja siis selline tavaline koguduse meetrikate esimesed leheküljed ongi lihtsalt suured listid, kes on liitunud õigeusuga. Lisaks on olemas ka teised listid, natuke teise eesmärgiga, eraldi listid. Nagu siin on Põltsamaal on siis tehtud selline detailsem nimekiri Kursiküla elanikest, kes liitusid Põltsamaa õigeusu kogudusega. Ja sellistes eraldi nimekirjades on vahel võib-olla isegi rohkem informatsiooni, aga tavaliselt nad lihtsalt kordavad sedasama, mis on sünnimeetrikates. Ehk siis, kui me näiteks siin vaatame, et kas on mingi Kerrika mõisast on Andres Kruusal, õigeusunimega Andrei, usku vahetanud, sünniaasta on 1800, siis see sama info peaks olema ka seal sünnimeetrikas usuvahetajate ajal. Aga jälle, kui sünnimeetrikat pole säilinud, siis usuvahetajate nimekiri on jälle kullaväärt allikaliik. Samas mul on tunne, et kõiki usuvahetajaid, kui nad korraga tulid, kus esimesel päeval ristiti üle 200 inimese, siis kõiki neid, igal juhul neid meetrikat, igal juhtumil neid meetrikatesse ei kirjutatud, vaid lihtsalt koostati eriline list ja nimekiri. Et peab olema ettevaatlik, et kui meetrikat selle nimekirjas ei tähenda, et kuskil ei oleks seda nimekirja õigeusku liitunud inimestest. Ja neid liste on ka see usuvahetusteema huvitas ju kõiki osapooli, kes oli sellega seotud. Nii on riik ka olnud väga huvitatud sellest andmestikust, koostanud ise mingisuguseid nimekirju ja loomulikult ka Luteri koguduses leida nimekirju, kes on sealt lahkunud. Ja usuvahetajatega siin on siis näitena toodud, mis on ka Põltsamaalt, kus ongi siis 22. november hulgaliselt inimesi ristitud ja selles mõttes usuvahetajate nimekirjad on väga lahe allikas, on sellepärast, et me saame natukene rohkemgi selgust nimede osas. Et kui sünnimeetrikas on näiteks vanaisa nimeks kirjutatud Anton, aga kõik teavad seda Antsina, siis mis on see tõde, nii-öelda, kui sellist on. Ja usuvahetajate nimekirjas ongi siis ilusasti kirja pandud, kellega oli tegemist, kust oli pärit, mis ta nimi oli, kui vana ta oli ja siis tema õigeusu nimi. Ja siin me siis näeme, et 2 Antsi on saanud Antoni ja Matli Matrona ja Ida Evgenia ja Jüri Georg. Tüüpiliselt õigeusklikke. Ja selles mõttes seda on ka, kui on arhiivi poole pöördutud nende õigeusu meetrikatega, siis on ka inimesi köitnud või segadust tekitanud, et mis need nimed siis on, et minu vanaisa oli Henrik, mitte Grigori. Ja tõesti, aga ta võis olla ju mõlemaid. Ja
kui ma alustasin õigeusu meetlikate töötamist, siis ma mõtlesin, et seal on selline suurem loogika. Aga ma ütleksin, et seal sellist suuremat loogikat ei ole, seal on väike loogika. Esimesena ma mõtlesin, et kui on õigeusuke nimed Ivan ja Joan. Et Ivan on loomulikult Jaan ja Joan on Johannes. Loogiline oleks. 2 esimest näidet mul, mis vastu olidki just sellised. Aga siis, kui ma töötasin need edasi, siis asi läks väga segavaks. Joan võis olla ka Jaan, Ivan võis olla Johannes. Ja see selline teatud varieeruvus, teatud suvalisus, varieeruvus on kindlasti seal nimede juures olemas. Et vene õigeusu nime järgi ei või kindlasti öelda, mis oli tema kodune eestikeelne nimi. Et võtame näiteks Andrei on nimi jälle, mida kohtab väga palju meetrikates, või Anton ja Andrei ja Anton on nimed, mille algupära on tihtipeale lihtsalt Hans. Ja selline loogika ongi ilmselt enamasti olnud see, et selline külaline sarnasus, et Katariina, Jekateriina, Katri, Jekateriina, Kristi, Jekateriina. Kui on nagu mingi 1 või 2 ühist tähte, siis saab juba nagu kuidagi preester tekitada selle mingi õigeusu nime. Aga seda nagu õigeusu nimest tekitada eesti nime, see on nagu palju raskem, sest eesti nimest oli palju rohkem, vene nimest oli palju vähem. Ja enne kui hakata vanaisa Vassiliks kutsuma, siis tasub ka uurida, et kuidas tema nime on kantud teistes allikates, et võib-olla ta oli lihtsalt Ville. Ja huvitav allikas, mida sinna kõrvale panna nimedest rääkides, on see omaaegne õigeusu kalender. Ehk siis neid ju iga aasta avaldati, kus oli siis pühakute nimed, iga päev avaldatud, iga päeva kohta. Ja tihtipeale, mitte tihtipeale, aga vahel näeb, et ongi ühel päeval lihtsalt ühe nimega inimesi ristib. Et ongi Karp. Me teame, et Karp on tihtipeale Karlist toetatud vene nimi ja siis vaatame õigeusu kalendrist tollel päeval, tollel aastal oli mingi püha Karbi mingi päev, tema pühakupäev. Ja selles mõttes, kui vanaisa nimi on Karl, siis see võib olla hoopis tulnudki õigeusu kalendrist, aga ikkagi ilus eesti nimi. Et siin ju nagu ikka nende igasuguseid mõjusid ja jälle nagu vene keelest eesti keelde, eesti keelest vene keelde neid teesid ju ka pidi võimalik tekkida. Ja kui enamasti need nimed ei tekita küsimusi, siis on mõned eesti nimed, mis on tekitanud, ma tunnen õigeusu meetkaid lugedes tunnen, et tekitanud peavalu, on selline ilus eesti nimi kui Ott. Et vene vastet sellele on väga raske olnud leida, mul on tunne, et vahel on antud Orest, mingi kreeka õigeusu pühak, Orestiks on nimetatud, siis on ka Ossipian või mingi Ossian, selline variant ja siis on ka sellised juhtumid, kus on ilmselt lihtsalt mindud väiksema vastupanu teed ja antud Otile nimi Jatšes. Et igasuguseid variante võib olla. Ja lisaks meil on õigeusu kogudustes ka teisi materjale, et on osade koolide kohta on materjali ja nagu kõik teavad, siis nii mõnedki vabariigast tegelast olid kõik ju enamasti õigeusklikud ja õigeusu kooli haridus on selles mõttes täiesti huvitav teema. Ja neid allikaid meil ka natukene õigeusu kogudustes leidub. Kuidas ma ise alustasin meetlikate õppimist, oligi
et otsisin üles mingisuguse vabariigiaegse tegelase, vaatasin, et kas ta on õiget usku, vaatasin Wikipeediast, millal ta sündis, kus ta sündis ja proovisin otsida tema sünni sissekande Ameerikas. Sest see kõik info on olemas. Ta sündis seal sel aastal, peaks olema leitav. Ja siis on ka palju hulgasest materjali vaimulike kohta ja siis vennaste selliste kohta, kes olid siis heategev kogu haridust tähendavad kogu, kes just siis tegelesid haridusteemad. Hüppame korraks saaga poolega. Lihtsalt, nojah, kas on näha? No nii. Korraks võtame ette need sünnimeetrikad ka. Lihtsalt, et oleks näidatud. Võtame siis mingi suvalise. Selline on ilus sünnimeetrik. Väga ilusa käekirjaga kirjutatud. Ja tõesti, siin on siis statistiline arv, kui palju mehi, palju naisi, sünniaeg, ristimise aeg, eesnimi, lapse eesnimi, vanemate andmed, tunnistajad, vaimulikud ja siis jälle vabatahtlikud märkused. Tihtipeale siia näiteks kantud, kui on nimede eestistamise käigus vahetatud nime. Aga jah, selles mõttes selline tavaline sünni sissekanne koosnebki just siis päritolust, vanemate päritolust, seisusest, nimest ja usutunnistusest. Ja ainuke asi, mida päriselt on vaja teha, on osata lugeda kirillitsat. Et kui me siin näiteks, kus on Angeres vist, kui nüüd siin loeme, et Helena ema, no nii nüüd siin tuli see ebaseadus, ei, vabandust, see on usuvahetaja. Usuvahetaja Helena, kes on siis, vaatame, pärit, kas on Kailskoi Volosti. Ehk siis, ma ei teagi, Kailskoi Volosti on vald ja ta on mingisugune Kaili vald, ma ei tea. See on täitsa suvaline näide, aga need nimed on ikkagi, kohanimed on kohanimed. Selles mõttes, et juuru on juuru, sellised kohanimed on, kuidas on nüüd, nad on saksapäraselt, nad on eesti nimed saksapäraselt vene keeles kirjutatud. Et kui lugeda kirillitsast, mis see sõna seal on, saab selle nagu saksakeelse nime variandi sellest eestikeelsest nimest ja on selles mõttes nagu üsnagi lihtne leida, kui teab, kuidas otsida kohanimede andmebaasist näiteks neid nimesid. Ja kui oskab kirillitsast lugeda, siis oskab ka lugeda, et Jelena Joannova Karo, nimi on käes. Ja siis pravoslavna nagu veroispovedanja õigeusk. Ja kui on luterlane, siis on luteranska. Ei ole suuremat keelt. Ma tahtsin ka sellist praktilist külge ka näidata, aga ma vaatan, et aeg lendab millegipärast. Enne ettekannet ta ei lennanud nii. Et kui mina alustan uurimist, proovin leida inimest õigeusklik, siis õigeuskliku kiriku üks eripäraselt on see, et ta on väga pragmaatiline kirik Eesti ja Liivimaa. Sest neid asutati sinna, kus neid oli vaja. Kui luterkirikud on kihelkondliku kuuluvusega,
haldusjaotusega, kuidas ta öelda, siis õigeusukirikut on täitsa suvaliselt Eesti kaartidel pandud. Ja näiteks seal perekonna ajaloo foorumis isik.ee foorum, kahjuks mul siin seda linki praegu näidata ei ole, aga kui lihtsalt panna Google otsingusse saagas olevate koguduste asukohad, siis on näha ilus suguvõsa uurijate vabatahtlik töö, kus on siis kaardistatud kõik Luter ja õigeusukirikud. Ja kui ma ütlen, et kõik õigeusukirikud, siis sellist asja kui täielik andmebaas, sellist loomult ei ole olemas, aga peaaegu. Näiteks siin Lõuna-Eestis on väike auk, kus on küll kindlasti veel üks kirik märkimata. Aga ongi, et kui mulle antakse näiteks, kui ma saan teada, et suures lakkes sündinud inimene oli õigeusus. Suures lakkes ei olnud õigeusu usku minu teada, isegi kui siia ei ole märgitud, siis ma arvan, et ei olnud. Kus tema sissekannetis võiks leida? Jälle, ja me peame olema ülimalt pragmaatilised. Kus oli kõige lühem tee kirikus? See on tavaliselt see õige vastus. Nüüd see jääb siia nagu kahe vahele, kas ta nüüd on siin Puhjas või Rannus. Ja siis ongi, lihtsalt peab hakkama vaatama. Sest lõpuks õigeusumeetrikad, nad on praeguses faasis vägagi selline sirvimisrohke materjal. Sellist suuremaid nimistuid, nimekirju, kus ja mis ta leidub, ei ole. Küll on siin saagas kirikuraamatute koha all mõned kasulikud viited, kus on ka olemas meetrikaastade register, olemas, kus on siis osad kogudused on indekseeritud, kus hakkab, et ongi, et võtame nagu näha, siis suur osa on veel vabatahtliku poolt veel vaja teha. Aga kui võtame siin mingi koguduse näiteks, Märjamaa osutus õnnelikuks ja siis ongi kohe saab aasta järgi vaadata 1894 pihilised näiteks, see on mind huvitab ja kohe vaatamist. Ja siis saabki üsna kiiresti sinna materjali kätte, aga kui me tahame leida seda nime, mida me täpselt tahame, siis see tähendab sellist liigutust, kaader järel otsimist, nimede vaatamist. Ja see ei kehtinud pihiliste nimekirjade puhul, vaid ka sünni, abielu ja surma. Et keskmiselt ühe koguduse järgi arvutasin, et ühes sünnimeetrikas on kolm last kirja pandud. Et siis ongi hakka siis 3 lapse kaupa otsima oma vanaisa. Sama kehtib abielu tuli umbes 2 abiellumist per lehekülg ja surmi oli siis juba palju rohkem. Aga see vajab palju sirvimist ja see tähendab palju kannatlikkust. Pigem lugeda mitu meetrikat aeglaselt, kui lihtsalt kiiresti vuristada ümber ja midagi nägemata ja siis ongi lihtsalt hakka uuesti vuristama. Ma vaatan, et ma olen tõesti geniaalne ajakasutaja ilmselt. Selle sirvimise probleemi abistamiseks olen mina siis teiste hulgas natuke tegelenud sünnimeetrikate teksti tuvastamisega. Ehk siis eesmärgina olekski just lõpetada see mõttetu sirvimine ja lihtsalt kirjutada tahetud informatsioon ja saada see kohe kätte. Ja see on see, mille pärast ma ka lõpuks õppisin õigeusumeetrikaid kasutama. Ja praeguseks meil ongi siis umbes 40 000 kaadrit sünnimeetrikaid praktiliselt valmis tuvastamiseks. Veel jätkub
jätkub tööd kõikide tuvastamiseks, sest siia on tekkinud ka väiksed tehnilised viipäevused. Ma ei tea, kuidas see täpselt. Suur lootus. Ma tean, et see on suur patt endale mingeid tähtaegu panna, aga kui vaatasid Peeter esimese ukaasist, mis on iga kirjanduse lemmikfakt õigusametikate kohta, siis järgmine aprill 2022 on siis selline 320-aastane juubel õigusametikate. Eks näis. Tehnoloogia on selline asi, et tundub, et asi läheb väga aeglaselt, aga kohe ongi juba valmis. Aga jälle ma hakkasin endale mingeid tähtaega tegema. Täiesti tüütu. Ja kuigi pühadena on veel aega, siis siin on Juuru muuseumist selline kena pühade kaart. Juuru kirik on muna sisse siin kuulsest pandud. Sellega ka mina ilmselt hetkel lõpetaksin ja kuulaksin küsimusi. Aitäh, Albertile. Ajaliselt on tõesti väga hästi joone peal hoitud ja usun, et sisuliselt oli ka kõigile huvitav detailselt nagu seda allikaid lahti mõtestada. Et ma alustaks siis kõigepealt siit kohalalijate poole pealt, et kas saalist on küsimusi? Et ei ole. Ma vaatan, et siin on 16 notificationit. Jah, siin on tulnud oma jagu. Korra vaatan, on ka päris varakult juba üks tõstetud käsi. Nii, nüüd on probleem selles, et kui mina oma arvutist lasen selle kõlari lahti, siis hakkab siin vajama. Ma nüüd kohe, Jaak Tiilak, ma annan teile kohe selle küsimise õiguse ja siis me paneme siin korra, saad äkki omalt poolt selle helilingu panna. Praegu. Kas ma olen nüüd kuuldav? Jah, olete. Nii, küsimus seoses just sünnimeetrikatega. Mul on tihtipeale ette tulnud olukord, kus andmed isiku sünni kohta on väga vastukäivad ja mitte kuidagi ei õnnestu üles leida selle õigeusulise sünnikannet. Olen teinud näiteks sellist varianti, et võtame näiteks, et isik minu andmetel on sündinud Põltsamaal. Aga vaadates läbi Põltsamaa õigeusu kirikumaterjale ja kui ümbritsevaid kirikumaterjale ei ole mul õnnestunud seda mitte kuidagi leida. Et mis nõu te annate sellisel puhul? Kuidas isiku sünnikannet üles leida? Muidugi võib olla ka variant, et näiteks ei olegi seda sissekannet tehtud, preester oli purjus ja jäigi kirjutamata näiteks. Aga või on mõni geniaalne variant, et kuidas leida? Aitäh! Aitäh, hea küsimuse eest. Tõesti, ma midagi muud ei tahaks teha, kui anda geniaalset nõu. Aga õigeusu meetrikate, just sünnimeetrikate osas see ma ei ole veel pihta saanud sellele olemusele peale selle, et kas ta on just lihtsalt lohakus, et miks inimese leidmine alati ei õnnestu. Mida ma oskan öelda, on see, et jälle ma ei taha halvasti öelda, aga selline, ma tunnen ennast mugavamalt Luteri kirikuraamatus kui õigusameerikates, sest seal õigeusu juures tekib selliseid
selliseid valgeid plekke. Ja. Ei, kahjuks sõltuvalt jälle perioodist. Kui on selline varasem periood, siis just nende usuvahetajate kaudu leida või siis lihtsalt perekonna nimede kaudu. Jälle ka on täitsa võimalik, et meetrika pole lihtsalt säilinud ja siis on küll väga okei. Aga seal küll selline jokkeri element on küll olemas, et alati ei õnnestu. See on kahjuks. Aga ma vaatan, tegelikult on oma jagunud küsimusi selles siin vestluses ka, kui ma neid otsast siis nii-öelda võtma. Kuidas on lugu kirikutähtedega õiguse kogudustes? Kui vahetati nagu kogudust või naine abiellus mujale, Luteri kogudustest on nii olemas, eks ju? Nüüd ma olen kindel, kas ma ei ole neid näinud või ei ole tähele pannud neid. Aga ja mulle ei kunagi meeldi öelda, et ei, neid ei ole. Ma ei julge praegu mitte midagi mõistlikku öelda. Ma ei ole neid sellist näinud. See on minu vastus, ma ei ole sellest näinud. Ega neid selles mõttes neid ei ole. Jah, ei ole pigem. Selles mõttes ei ole seda, et neid ei ole dikteeritud. Just. See on väga oluline osa Luteri kirikuraamatuid, aga tõesti õige usu. Ja see teeb jälle läheb sinna jokkeri elemendi alla, et kui inimene vahetab kogudust, siis ega sa seda ei tea. Sa lihtsalt pead leidma ta kuskilt mujalt. Inimene näinud Saaremaalt Narvasse. Saaremaal kogudus käid läbi, ei leia. Käid Läänemaal kogudust läbi, ei leia. Ta on Narvas kogu aeg. Et jah, sellist liikumist ma ei tea, kuidas seda hästi teha. Võtavad paar magisid on sel tööl kirjutatud. Ilmselt seal mingi viis on, aga ma ise ei tea. Kuivõrd ajaliselt usaldusväärsed on need vanused, mis on märgitud abielu registris? Luteri meetrikate puhul näiteks pluss miinus 5 aastat nüüd on. Jah, täpselt sama. Aeg on suhteline, mis ma saan muud öelda. Allika kriitika, see, mis on kirjas, ei ole tõde, et varuga ikkagi pluss miinus 5 vähem. Personaalraamatuid õigeusus pole ja eriti mitte ka leeri nimekirju. Ometigi lapsi koolitati. Kuidas leida tegevus, elukäik kristimise ja abielu või laulatuseelse vestluse vahel? Kusjuures personaalraamatuid on küll paaris kogudus olemas. See on nüüd erand pigem kui tavaline. Aga muidu jälle lööb tühja. Ma ei julge vastata. Ei. Kindlasti mingi viis on, aga ma ei ole seda jälginud ja seega ei ole mu radaril saanud. Hetkel ei oska. Jah, see võib olla, et lihtsalt selles kiriparhiivis seda etappi ei olegi väga kuskil kaardis. Koolimaterjalide puhul on mis on need mingi arvestuslehed olemas küll, või mingi õpilaste nimekirjad, aga sellist lihtsalt ülevaat ei räägi. Kui koguduse liige suri mujal, siis kuidas jõudis see info nagu tema kodukogudusse? Kuidas ta jõudis Luteri kogudusesse, et eks ikka informatsioon liikus. Olen küll näinud ka seda, et on maetud ka võõra koguduse omasid, aga see on pigem juba siis mingi rändetee. Aga ei, selles mõttes tsaaririigi komplimendiks võib öelda seda, et nad küll
küll pidasid arvestust, kus keegi on, et kui kedagi oli vaja leida, siis või kellegi omakseid oli vaja leida, siis oli teada surnu päritolu, võib-olla oli teada, siis sai ju näiteks valla kaudu seda informatsiooni nagu asja ajada, et vald siis saatis teisele valla kirja, et hei, teie lähedane on sul. Aga tuleb öelda, et ega ka tegelikult Luteri koguduste raamatavaldusega alati see info ikkagi jõudnud, et seal on 100% ei ole nagu midagi, eks? Ei ole. Nii, edasi. Kas on reeglistik periood, mis määrab meetrika tüübi? A. Mitmeaastane plokk sünde, siis laulatused, siis surmad, 3 pikka raamatut, B. 3 osa, sünd, laulatus, surm, iga aasta kohta järjest ja siis järgmine aasta, iga aasta omate kihtpaksus raamatus. Et kuidas nad on siis kättesaadavad nii-öelda? Kas on mingi loogika selle taga, et millal mida kasutada? See on hea küsimus. Ma ise ei ole küll seda tähele pannud. Selles mõttes loomulikult suur osa näiteks Lõuna-Eesti kogudusi on meetrikate osas, ikka on. See on osa isegi tööõigust, mida ma tegin, aga see on juba natuke kaua aega tagasi. Reeglina siis neid vanemaid meetrikaid, neid leidub mitu aastat ühes köites. Aga alates reeglina umbes 1880-1890 juures nad juba tekivad iga aasta on eraldi köide. See on siis loomulikult see, kuidas nad on meil praegu saagas kirjas. Ja loomulikult on neid ka kindlasti kokku köidetud ja niisama ilmselt ka lahti köidetud. Aga jah, kui saagas näiteks vaadata, siis ja mida ma olen ka neid hoidlast ka vaadanud, siis uuemad meetrikad on reeglina aasta kohta ainult, mis teeb nende käsitlemise äärmiselt mõnusaks. Okei, mõnus on natuke suur sõna, aga lihtsalt. Edasi. Kas saaga programmi ei saaks täiendada nii, et saaks kõigi kasutajate jaoks panna järjehoidjad aastate ja raamatute, listimised, laulatused, surmad alguste vahele või juurde? See on väga hea idee. Ma olen kindel, et meil on siin kuskil kaitseingel, kes paneb selle kirja kuhugi. No see on see sama, mis tegelikult praegu selle genealoogide poolt selle meetrikaastade registri on, et iseenesest selline abivahend saaga väliselt on olemas. Aga jah, ma täitsa teadvustanud seda vajadust küll, et on vaja paremini nagu struktuurida neid säilikud, mis meil saagas kättesaadavad on. Nii, järgmisel küsimusele sa juba vastasid, kas ristinimedel on seos ka sünnikuupäevadega ja päevad pühakutega, eks ju? Täitsa seos on märgatav. Vaatame. Kommentaare juurde pandud, nagu kõik ette lugema ei hakka. Nii, kui isegi inimene eksib seal mõnikord veeru lõpu ja alguse leidmisega, kirjutaja ei pidanud vertikaaljootest kinni, siis kuidas masin selle õige koha üles teha? See on, ma arvan, et see juba nii-öelda selle teksti. Just selle, mis siin ekraani peal on, jah. Kuidas ma seda ilusasti ütleksin? Tehisintellekt on võimas tööriist. Ta ei vaja täpset kohta, kus see info on olemas. See just täpne info, mida me tahame. Et ta oskab selles mõttes küll õige koha leida, kui ta just väga erinevas kohas kui tavaliselt. Jah, et üldiselt, kui nüüd räägime lihtsalt üldiselt nagu regioon, nagu et kus on lapse nimi ja kus on vanem, nagu ei lähe sellest detailsemaks, siis nii kaua, kui inimene saab aru, kus on lapse nimi ja kus on vanemad, siis 9 juhtumit 10 ka arvuti saab aru, et siin on lapse nimi, siin on vanem. Kui me läheme sellest detailsemaks, siis tekib juba palju uusi probleeme.
Aga selles mõttes on ka näha, et ega see tehisintellekt mingi võluvits ei ole, et eks tal on ka, selles kohaliselt, et on hästi huvitav, et ta saab nagu asjaga paremini hakkama kui inimene. Ma ise märganud, et mingid tekstid tuvastab sellised, kus minu arust on see pilt nagu nii hägune, ma ei suuda sealt midagi välja lugeda. Aga siis mingi väga lihtsal kohal ta võib nagu ka kategooriliselt tekstida. Jah, aga selles mõttes nii mõned inimesed nagu tahavad sellist kohest lahendust, aga näiteks meil ka nende meetlikate puhul siis on väga palju tööd, et üldsegi teha see võimalik. Seda on see nagu nii hästi ette näha, tegelikult inimressurssi sinna läheb. Ja no näiteks ühe näitena ongi see, et kui nagu need kirikumeetlikad on kokku kõidetud sündi, abiellu ja surnu meetlikatesse ja me keskendume ainult sünnimeetlikatesse, siis nagu esimene samm, mis meil oli nagu vaadata saagast kõik kohad, kus on sünnimeetrika. Ehk siis me oleme kõik sünnimeetlikad läbi lappanud. Need on umbes mingi 200 000. Et jah. Aga see on ka üks reegel, mida ma olen avastanud, et sellise tehisintellekti töötamine on nagu alguses väga raske, aga siis ta hakkab juba nagu seda tegema ise. Siis on lihtsalt vaja tegeleda sellise väiksemate probleemidega. Või siis mitte nii väiksemad. Liigun edasi. Saagas on saksa keeles surmapõhjuste näitised olemas. Kas on sama oodata ka venekeelsete surmapõhjuste? Jaa, see on väga hea küsimus. Jah, kahjuks siin mingi viperdus siin tekkis selle PowerPointil. Aga jah, näiteks... Siin on praegu küsimus, et need saagas olevad abimaterjalid. Just, ei ma lähengi sinna poole. Jah, et tõesti meil saagas on olemas sealt abimaterjalid saksa puhul, aga mida mul siin näiteks on, tulid mõned kasulikud lingid ja üks väga tähtis link on perekonna ajaloo foorum, isik.ee foorum, kus on vabatahtlikult suguvõsa uurijad, see on suurepärase töö ja seal on olemas suuri sõnaraamatuid ajaloolise oskussõnastiku kohta. Seal ei ole ühtegi sõna, mis on kasutu. Seal on tõesti väga suurepärane materjal, kus on ka üks selline foorumi postitus oli ilmselt just ainult nende õigeusu surmade kohta. Et ongi suur list surmapõhjuseid vene keeles keeldatud lahti ja siis nende kõrvale eestikeelne tõlgendus. Et selles mõttes see info on seal täitsa olemas. Seal on väga palju muud informatsiooni ka. Et see tõesti ilma selleta enam ei saa. Nad on seal teinud nii suure töö. Üks päris spetsiifiline küsimus on, kuhu kogudusse kuulusid õigeusklikud eestlased Riias? Kas Jaakopi kirikusse? Ma ei mäleta. Jah. Aga sellele leiab vastuse loomulikult Läti kirikuraamatuid sirvides, et siin jälle kirikuraamatute all saagas on täitsa link siis Läti perekonnaloo digiteeritud allikatele. Ja täitsa, kuigi tegemist on lätikeelse leheküljega, siis Google Translate'iga saab täitsa ilusasti seal hakkama. Ja sealt leiab ka Eesti Riia kogudus. Kusjuures, aga ma ei tea, et võib-olla ka siin saagas Estikal oleks nagu kunagi midagi sellist näinud. Aga kindlasti on see informatsioon olemas ja lihtsalt kätte saada. Ja Jaakopi kogudus on täitsa saagas olemas, aga ma ei tea, kas ta nüüd on. Ta on nüüd selle Luteri oma, vabandust, ta on Luteri. Õigeusu kohta ma ei tea. Eks seda tuleb siis tõesti, et lätlaste radoraksist on natuke ise avastada, et mis Riia õigeusu kogudused on. Nii, kas hiljem on võimalik saada ka slaide koos nende puutuvatega, mis midagi pärast vaihtusid? Kindlasti, ma nägin nii palju vaeva nende ees, et kindlasti
tekitame võimaluse. Ja nende saadame jah kindlasti kõigile, kes registreerisid laiali. Albert on selle õige asja taastanud jälle. Võtsin siin lõpupoole küsimusi. Kommentaarid, mida kohe pole suutnud jälgida nii hästi, vabandan. Nii, kui usuvahetajad on kirjas, näiteks usuvahetajate nimekirjas, siis kuidas ja kust leida migratsiooniandmeid õigeuskliku kohta? Näiteks mingi Venemaale tuldi Venemaalt. Nüüd pean küll tunnistama, et ei tea, aga ma tean kedagi, kes teab. Ja kuna ma tean kedagi, kes teab, siis ma ei ole ise seda uurinud. Aga kas... Selles mõttes migratsiooniandmed nagu õigusliku kohta, selle ei erine nagu selle poole pealt nagu Luterasse. Just, ehk siis... Ikkagi kõik need tavapärased sisse välja rändamised. Selle kohta on ju meil seal saagas koduuurimise all mingi väike peatükk ka, et kas suguvõsas keegi rändas Venemaale. Aga jah, selles mõttes nagu õigeusklik spets arvestus selles mõttes teha. Siin oskas vahepeal täiendada, et kas Eestis ei olnud mitte Riia Peeter Pauli kohtuses. Et siis tasub esimese asjana sinna vaadata, kui on kellelgi uurimistöö jõuab sinna Riia eestlasteni välja. Nii. Aga sellega ma tulen ise lõpuks ka veel korra kaamera ette, sellega mul tundub, et kõik küsimused said kenasti esitatud. Siinkohal jälle siis suur tänu kõigile tulemast, tulemast nii siia füüsiliselt kohale kui ka koduste kaamerate ette. Suur tänu Albertile selle suure töö ja vaeva eest, mis ta nende lasin ära tegi. Ja siis kohtume järgmise suure tunnis kuu aja pärast.